Kas sa oled kunagi kuulnud kuskilt või lugenud, et inimesi või teisi elus olendeid kutsutakse kompleksseteks süsteemideks ja mõelnud, et mida see tähendab või et kas see üldse tähendab midagi päriselt? Täna selles videos räägingi täpsemalt sellest, et mida selle termini all eelkõige teaduskirjanduses mõeldakse. Tere, mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoogi koolitaja ja kutsun sind täna endaga koos kaasa mõtlema. Nüüd, kui me ütleme inimeste või elusorganismide kohta, et need on komplekssed süsteemid, siis teaduskirjanduse või uuringute kontekstis see tavaliselt ei tähenda lihtsalt seda, et see on midagi väga keerulist ja me tegelikult ei oska selle kohta midagi öelda. Komplekssete või vahest öeldakse selle kohta ka dünaamiliste süsteemide teooria on tegelikult ametlik teadusteooria, mis üritab kasutada matemaatilisi printsiipe selleks, et seletada selliseid keerukaid mitmetasandilisi nähtuseid, nagu näiteks inimeste käitumine, aga seda saab laiendada erinevatele protsessidele ka näiteks ühiskonna või gruppide tasandil. Mis võib-olla üks kõige sellisem olulisem, ja täna me siin matemaatilistesse valamitesse süübima ei hakka, üks olulisem printsiip, mis meid aitab või mille poolest see termin komplekssed süsteemid võiks olla meile kasulik, on see, et ta aitab meil eristada nii-öelda erineva keerukuse astmega süsteeme või objekte maailmas. Ja see kõige põhilisem eristuse tase, millest seal teoorias räägitakse, on, et me saame eristada nii-öelda keerukaid süsteeme, muidugi meil on lihtsad süsteemid ka, keerukad süsteemid, komplekssed süsteemid ja päris kaootilised süsteemid. Ja võib-olla kõige lihtsam on kasutada sellist näidet või analoogiat selle mõistmiseks, et keerukas süsteem on selline, mis koosneb väga paljudest erinevatest juppidest, mis peavad omavahel teatud moel koostööd tegema selleks, et see funktsioneeriks teatud ootuspärasel moel. Näiteks keerukad süsteemid on, ma ei tea, autod, lennukid, arvutid, käekellad, muud sellised mehhanismid, et tänapäeva maailmas juba sellel kellal on päris palju erinevaid juppe, mis peavad igasuguseid erinevaid asju tegema. Aga mis keerukat süsteemi iseloomustab, on see, et nende juppide omavahelised koostööd on nii-öelda ette ennustatavad ja standardsed. Et kui ma võtan selle kella näiteks juppideks lahti ja ma panen ta täpselt nendest samadest juppidest täpselt samamoodi kokku tagasi, et siis ta töötab ühtemoodi. Ja samamoodi, kui ma panen selle kella kellegi teise käe peale, siis ta töötab ka samamoodi. Et ta on nii-öelda oma osade summa. Mis eristab kompleksset süsteemi keerukast süsteemist, on see, et komplekssel süsteemil on sellised omadused, mida me ei saa taandada ainult tema nii-öelda osade summaks. Ehk siis kompleksse süsteemi puhul, kui me paneme teatud osad nii-öelda kokku teatud moel funktsioneerima, siis nende kombinatsioonil või nende koostööl on mingid sellised omadused, mida nendel üksikosadel ei ole. Või kui me nende üksikute juppide nii-öelda omadused kokku liidame, et ka siis ei ole. Et nende mingite omaduste tekkimiseks see kompleks peab teatud keskkonnas teatud moel koos toimima ja ainult siis tal on need omadused. Et inimeste ja võib-olla ka loomade puhul meil on võib-olla lihtne mõelda, eks ole, selliste omaduste peale, et kas või seesama võime olla teadlik sellest, et mina olen mina või mäletada mingisuguseid asju või kogeda mingisuguseid emotsioone, et need on kõik sellised asjad, mis tekivad ainult siis, kui me oleme sellises elavas organismis, millel on teatud omadused, mis teatud moel toimivad, aga need toimivad ka ainult siis, kui, eks ole, see organism on teatud tüüpi keskkonnas, kui ta on kasvanud teatud tüüpi kultuuriruumis, kui tal on mingi väga spetsiifiline, ma ei tea, kehatemperatuuri ja nii edasi, et seal on väga palju erinevaid tingimusi ja
ja need tingimused ei ole igal päeval samad, eks, et see, mis mul on ühel päeval vaja teatud asja, teatud emotsiooni esile kutsumiseks, ei toimi järgmisel päeval samamoodi või mõni päev on ju mul jääb väga lihtsasti meelde kõik, mida ma lugesin ja teine päev ma ei mäleta mitte midagi. Kuigi ma olen justkui nendest samadest juppidest koosnev organism iga päev, eks. Et see on see, mida me mõtleme selle all, et kompleksne süsteem ei ole ainult oma omaduste summa, vaid seal on väga palju muid elemente, mis mängivad rolli selles, et millised omadused nende juppide koostööst siis parasjagu nii-öelda teoks saavad või avalduvad või kuidas need omadused parasjagu toimivad. Ja ma mainisin ka seda kolmandat tüüpi süsteemi, et kui me räägime komplekssetest süsteemidest, siis nende puhul me ikkagi mõtleme seda, et kui me piisavalt pika aja jooksul jälgime kompleksset süsteemi, siis meil on vähemalt mingi tõenäosusega võimalik aru saada, et mis need nii-öelda mustrid on, et millistel tingimustel toimib ühtemoodi ja milliste sisendite puhul tuleb sealt mingi teistsugune tulemus välja. Et seal on mingisugused mustrid, mida me ikkagi saame vähemalt mingis osas mõjutada. Aga see kolmas tüüp, kui me räägime päris kaootilistest süsteemidest, et siis seal me põhimõtteliselt mõtleme niiviisi, et need toimivad suhteliselt suvaliselt. Et seal ei ole ka pika aja jooksul mingisugust mustrit ega mingisugust süsteemi, mida me saaksime tegelikult ennustada. Ja seetõttu me otseselt ka ei saa selliseid süsteeme väga süstemaatiliselt uurida, sest seal uurimine eeldab ikkagi mingisuguste seaduspärasuste tuvastamist. Ehk siis järgmine kord, kui te kuulete kedagi rääkimas või loete kuskilt seda, et me võiksime mõelda inimestest, aga ka erinevatest näiteks psüühikaprotsessidest kui komplekssetest süsteemidest, et siis see lihtsalt ei tähenda seda, et see on keerukas ja me ei saa sellest väga hästi aru, vaid et tegelikult sellel on oma sisu ja tähendus. Ja seal on veel väga palju erinevaid selliseid termineid või detaile, mille abil me saame neid kompleksseid süsteeme kirjeldada. Et näiteks me teame, et komplekssetel süsteemidel tavaliselt kipub olema mingisugune selline tsentraalne tendents enamus omaduste suhtes. Näiteks kui me siin juba emotsioonidest rääkisime, et siis seesama meeleolu või baasefekt, mis inimesel igapäevaselt on, et igal inimesel, kui me mõtleme inimest kui süsteemi, et siis tal on mingisugune selline baasmeeleolu tase, mille poole ta pigem nii-öelda kaldub vaikimisi. Et mõned inimesed on baasiliselt võib-olla natukene rigirisemad ja rõõmsamad oma igapäevases olekus ja teised inimesed on võib-olla rohkem sellised mitte väga emotsionaalsed või neutraalsed. Mõned inimesed on rohkem võib-olla sellised ärevamad või teised on rohkem sellised negatiivsemad või pahuramad. Et meil kõigil on mingi selline tsentraalne tendents, et kui me vaatame pika aja jooksul meie meeleolusid, mis meil on päevade jooksul olnud, et siis me kaldume või meie nii-öelda see keskpunkt kaldub kuhugi suunas ja me natukene erineme üksteisest selles osas. Samamoodi nende kognitiivsete protsesside, ma ei tea, mälu või tähelepanuga, et me kõik erineme selles osas, kui hästi meile mingisugused asjad meelde jäävad või kui hästi me näiteks suudame oma tähelepanu säilitada mingi ühel asjal, ignoreerida ebaolulisi asju samal ajal. Ja ühe inimese sees, meie kõigi sees see päeviti muutub, see seisunditi muutub, aga jälle, kui me pika aja peale vaatame, et siis meil kõigil on mingi selline nii-öelda tsentraalne tendents, kuhu poole me pigem kaldume või kuhu me tagasi tuleme, kui võib-olla keskkonna tingimused ka stabiliseeruvad või püsivad pikka aega sarnased. Ja see on jälle miski, mida me saame nii-öelda uurida ja hinnata ja võib-olla kasutada teinekord erinevate psüühikaprobleemide lahendamisel. Ja teine võib-olla selline oluline omadus, mis komplekssetel probleemid või süsteemidel on see, et nad on ise organiseeruvad, mis sisuliselt tähendab seda, et me ei saa, et me ei saa võtta neid juppideks lahti ja panna neid juppideks
kokku, vaid et iga kord, kui me mingit selle süsteemi osa mõjutame, siis tegelikult kogu see süsteem tervikuna siis nii-öelda mõtleb või organiseerib oma töö ümber, et kohaneda selle muutusega, mida me ühes protsessis või ühes selles süsteemi osas esile kutsusime. Ja see on mõnes mõttes positiivne asi, eks, et kui me tahame midagi muuta, et siis me ei pea kõike tegema kõikides selles süsteemi osades teistmoodi, vaid piisab sellest, kui me mõjutame mingit ühte osa, et juba hakkaks selles süsteemis midagi teistmoodi toimuma. Et mis lihtsalt keeruline ongi see, et kui me tahame teatud tüüpi tulemust saada, et siis meil on päris raske välja mõelda, et mis osa see selles süsteemis täpselt on, mida ma peaksin mõjutama, et saada täpselt seda tulemust, mida ma tahan. Et reeglina see on see koht, kus me võib-olla satume raskustesse, et me võime loogiliselt mõelda, et okei, kui ma tahan näiteks kutsuda endas esile sellist emotsiooni nagu rõõm, siis ma peaksin tegema mingit teatud tüüpi asja, ma ei tea, minema teiste inimestega suhtlema või ma ei tea, mängima mingit mängu, kuulama mingit muusikat, aga jälle tulenevalt sellest, kuidas selle süsteemi teised osad parasjagu ennast tunnevad ja mis seal keskkonnas veel ümberringi toimub, et siis see tulemus ei pruugi alati olla täpselt see, mida ma tahtsin. Näiteks kui ma lähen sõbraga välja, mõeldes, et see tekitab must positiivse emotsiooni, aga sõber tuleb näiteks ja tal on just juhtunud midagi väga, väga keerulist ja stressirohket elus, mida ta tahab minuga jagada, et siis võib-olla see ei tekita tingimata minus seda rõõmu emotsiooni, mida ma otsisin, vaid midagi muud. Ja samamoodi muusikaga, et vahest, ma ei tea, paned oma lemmiku energilise muusika mängima lootuses, et see tekitab sul hea tuju, aga mõnel päeval võib-olla ajab hoopis sind närvi. Et me ei saa alati 100% garanteerida seda tulemust, mida me tahame ja vahest me saame mingisuguse tulemuse, mida me ei osanud oodata. Et see on nende komplekssete süsteemidega töötamisel see nii-öelda keerukas aspekt, miks me ei leia sageli lihtsaid lahendusi ka näiteks psüühikaprobleemidele. Aga see on hea asi, mida teada ja lihtsalt millega arvestada, kui me ka ise üritame endas mingit muutust esile kutsuda, eks, et meil on mõistlik mitte teha väga palju asju korraga, vaid proovidagi mõjutada ühte asja kuskilt nurgast korraga ja siis olla avatud sellele ja võib-olla uudishimulikud selles osas, et mismoodi siis mu keha või mu organism selle muutusega kohaneb ja milliseid tulemusi ma seal märkan. Ja sellest lähtuvalt siis võib-olla proovida leida või otsida see järgmine koht, mida ma tahaksin mõjutada, kui see tulemus ei olnud päris see, mida ma tahtsin. Vot, nii palju teile siis mõtteid kompleksetest süsteemidest, et proovige oma igapäevaelus ka seda märgata. Näiteks kas või seda, et kuidas sama asi erinevatel päevadel võib neid mõjutada erineval moel või et kui te näiteks ühes mingis väikeses asjas viite siis muudatuse, et kuidas see võib-olla tekitab kogu organismis või mingites suuremates protsessides ka selliseid muutuseid, mida on võib-olla huvitav ja kasulik märgata. Aitäh, et olid minuga ja järgmiste koos mõtlemisteni.